seda. Pealelöögiks, kas see nurk pisut liiga teraval, aga eks me näe nüüd kohe. Senderdus siiski, sinna taha post ja väga hea penalti peab olema. Kohe. See oli nii kaugele näha, et siit tuleb penalti. Ja siin ei ole mingit küsimust. Aiva piiraja tõmmatakse lihtsalt jõhkralt maha. Patustajaks seal nurgas. Mees, kes muidugi pea väga longu laskis nüüd. No see oli ikka väga puhas penaltit, siin ei ole mitte midagi teha. Mulle tundub, et see oli Uša Lobzanice, kes selle vea tegi, täpselt nii. Kindel penalti ja siin ka abikohtuniku lipp tõusis murdosa sekundi jooksul ja Lobzanice hetkel patoenas ja meie penaltit läheb lööma Tarmo Kink. Siin on vaidlemise eest veel kollane. Ja see saab olema selles mõttes väga huvitav moment, et isegi klubis Tarmo Kink meil siiamaani penaltid ei löö, on olemas niisugune mees nagu Konstantin Nahv või siis Indrek Selinski, aga kõik koondises on teda usaldatud. Et... No kas õnnestub nüüd Tarmo Kink oma väravat arve Eesti koondisest avada? Kui mitte nüüd, siis millal veel? Ja ei tohiks olla närv väga kõva, läheb lööma ning lööb rahulikult ilusti vasakusse nurka selle palli, väravahti peab teisele poole, seis on 1-0. Tarmo Kink saab selle kaua oodatud värava, mis loodetavasti vabastab selle mehega nüüd pingetest. Suurepärane sooritus ja ütleme, pettis konkreetselt selle värava ei ära, aga samas ütleme nii, et kui öeldakse tavaliselt, kui minnakse penaltit lööma, et siis löö tugevalt, aga siis annavad kõik selle andeks, et praegu ta ikkagi läks selle mõnes mõttes nagu riski peale, et pettis ikka värava ja muidugi väga hästi tegi. See oli kindla peale meeldib. Kui pall on väravas ja väravat hüppab teisele poole, siis on see kindla peale löödud. Kordusest võime vaadata. Siis ta teadis täpselt. Ja ilusti nurka, ei mingit võimalust eksimiseks siin kohas 1-0. On tõsiasi, Eesti juhib Gruusia vastu koduväljakul Tarmo Kingi väravast. Tarmo Kink jooksis sellest pallist läbi, aga oli juba varem näha, et see pall sinna läheb ja nüüd mängitakse ilusti võimalus ja värava lõi Levan Kenia täiesti ootamatus situatsioonist, 3 puutega mängitakse läbi meie kaitsjate jalgavahese pall karistusalasse ja Levan Kenia mees, kellest oli juttu, et teda tuleb tähelepanelikult jälgida, lööb ilusti vasaku jalaga selle palli Pavel Londakule püüdmatult tagumisse nurka, seis on 1-1 ja ei kusagilt tuli see värav. Tahtsin just öelda, et midagi hullu ei ole, kui niimoodi jätta. Jah, aga samas kui võtta nüüd mõned minutid tagasi, et kuidas see niisugune press ikkagi toimus siin meie poole peal ja tohtlikud olukorrad tulid nagu järjest, siis ütleme nii, et see oli nagu mõnes mõttes nagu loogiline jätk siin, et see värav nagu tuli. Ja kurb on see, et ta tuli sellise nii-öelda õnnega pooleks, et ilus sõitja lähebki täpselt meie mehe jalge vahelt läbi ja just Tarmo pidi sellest pallist mööda jooksma, kus see rünnak tegelikult alguse sai.